Need sõnad on lihtsad, aga nende tähendus ulatub sügavale. Mitte ainult vilja või tööpõldudele, vaid meie ellu, meie kogukondadele, meie peredele, meie sõpradele. Kui me ei hooli, kui me ei märka, siis ei kaua mitte ainult hetked, vaid ka inimesed. Ja sellest, mille oleme kaotanud, saame aru alles hiljem. Kas teate seda tunnet? Kas teate seda tunnet, kui märkate, et keegi on vait jäänud? Või et inimene, kes kunagi oli alati kohal, on ilmanud. Mitte sellepärast, et ta ise oleks tahtnud kaduda, vaid sellepärast, et keegi ei küsinud, kuidas temal päriselt läheb. Me kiirustame, me viivitame, me eeldame, et meil on aega, aga hooletus ei anna arvamist. Mis saaks siis, kui me peatuksime, kui me leiaksime aega, et päriselt vaadata ja kuulata, mõelda neile, kes vajavad meie märkamist, naabrile, kelle aeg on üha metsikumaks jäänud, või sõbrale, kes jagab sotsiaalmeedias kurdi sõnu, aga tegelikult ei räägi kellegagi. Või kogukonna sündmusele, kus inimesed kogunevad üha harvemini, sest nad ei tunne enam sidet. Meil on jõud teha teistmoodi, märgata väikseid asju, naeratust, mis vajab vastust, vaikust, mis kutsub küsima. Me saame luua ruumi, kus inimesed tunnevad end väärtustatuna. Mitte sellepärast, et see oleks meie kohustus, vaid sellepärast, et see on meie võimalus. Ja see võimalus on ilus. Kui me paneme tähele, kui me teeme väikese samme hoolimise ja ühenduse poole, siis saab meist ka midagi enamat kui üksikisikud. Meist saab kogukond, kes toetab, märkab ja hoolib. Ja siis ei jää keegi ilma.
Ma loodan väga, et kõik need emotsioonid, mis te täna siin selle lühikese tunni jooksul kogesite, hoiavad teie südamed soojad kogu järgneva pühapäeva. Ma soovin teile kõigile ilusat 1. adventi ning turvalist koduteed. Pääsukesed lähevad küll jääpeole ja teie lähete oma soojasse kodudesse neid ilusaid emotsioone uuesti läbi jääma. Aitäh teile veel kord ja kõike kaunist! Siit.